Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin kohe karikate 7-ga. Karikate 7 tähendab valikute paljusust, et teil on nagu 7 karikat, siin on head ja paremat kraami täis. Aga see on nagu see ka, et kui liiga palju on inimesel võimalik valida, siis ta kipub unistama ja võib-olla ka nagu kaotab selle reaalsustaju. Et vaatab, et oi, kui palju häid asju, kõike tahaks, kõike soovin endale. Aga tuleks meeles pidada seda, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab, et ärge siis ajage seda sinilindu taga, katsuge olla realistlikud oma valikutes. Edasi tuleb siit müntide baas ja siin on üleüldse väga selline lugu minu jaoks nagu lahti hargnemas. Müntide baas tuleb ettepanekuga. See on mingisugune uus algus, mingi uus hea äriidee. No oletame, et see on äriidee, see võib olla midagi muud ka, aga igal juhul on see uus algus. Seda uut algust hakkate te arutama nagu seltskonnas, sest siit edasi on nagu seltskond, sõbrad, koosviibimine. Selles koosviibimises te arutate seda uut projekti, uut algust ja tõmmatakse üles üks asi, mis on minevikku jäänud. See on karmakaart ja see karma räägib mulle sellest, et mingisugune mineviku asi tõmmatakse nüüd üles, arutatakse, lahatakse seda. Võib-olla teil kunagi läks miski asi valesti, ei läinud projekt käima. Ja nüüd arutatakse, et miks see nii oli, et kus olid need vead, kus olid kitsaskohad ja mida saaks paremini teha. Siin all on õiglus ja õiglus ütleb seda, et te ikkagi korralikult vaatate selle nüüd läbi, selle olukorra, nii selle uue idee, kui lahkate ka seda vana ja alustate nagu paremate tingimustega või paremate punktidega lepingus, mida te iganes sõlmite. Sest õiglus ei lase nagu selliseid valskusi läbi. Õiglus on mustvalge. Kui keegi mõtleb siin, et saab kuskilt üle või ümber, siis ei saa. Õiglus ei luba seda. Õigluse kaart ütleb, et see kõik nüüd, mis te hakkate üles ehitama, et see kõik nüüd ikkagi teil läheb see korda. See on üks, teil läheb see õigesti, ehk siis nagu seaduse järgi ja kõik nagu tingimused selleks on nagu suurepärased, et see teie ühine projekt, mida te iganes siin plaanite ja see uus algus, et see läheks väga hästi. Ja seda kõike lisaks õiglusele kinnitab mulle ka see sauade rüütel. Rüütlid minu jaoks on alati olukorra päästjad. Alati ükskõik, mis rüütel välja ei tule, ma tean, et ta tuleb heade uudistega, ta tuleb seda olukorda päästma. Ja see viimane kaart näitab seda, et ühesõnaga, see on töö tegemise kaart ja see ei ole lihtsalt niisama töö tegemise kaart, see on töö tegemise kaart, kus tuleb tööd teha pühendunult, hoolega, nagu kõiki nurki lihvides, et siin ei saa lati alt läbi joosta, siin tuleb pühendunult teha. Ja kuna teil on siin valikuid palju, teil on uus algus, mingisugused vanad asjad klaaritakse ära, kaalutakse, vaadatakse üle need vead, mis kunagi sai tehtud. Tehakse paremad otsused, tehakse kõik õiglaselt, üksteise suhtes ka õiglaselt. Ja kõik läheb väga hästi koos selle rüütliga, aga see tähendab seda, et teil tuleb nüüd tööle asuda selle uue projekti kallal ja sellega tööd tuleb teha
nagu hoolega, pühendunult, teile meeldib see, mis te teete, et see ei ole selline kohustus, te ju ei hakkaks seda projekti üldse kaaluma, kui teile see ei meeldiks. Me teeme ikka neid asju, mis meile meeldivad. Et no oluline on see, et te teete seda pühendunult, teile meeldib, mis te teete ja no minu jaoks on siin sõnum selge, et see uus asi, mida te iganes teha plaanite, et sellel on minu meelest täiesti roheline tuli. Te olete kõik vanad vead seal läbi arutanud, vaadanud, neid te enam ei korda, mineviku vigu te ei korda, lähete uute ülesannetega edasi, õiglusega koos, pühendute oma tööle ja no kõik saab lihtsalt ainult paremaks minna. Et mul on teie pärast hea meel. Mul on alati hea meel, kui nagu kaardid ütlevad seda, et kõik läheb hästi. Et olgu siis teil super nädal ja meie kohtume järgmisel nädalal.